huvitavad õpikojad keemias ja areneb loogiline mõtlemine. Retkejuhi paberid. Eesti loodusgeograafia, lai matemaatika. Geoinformaatika. Süvendatud füüsika, keemia ja bioloogia. Ma valisin selle suuna sellepärast, et kuna ma tahan tulevikus arstiks saada, siis ma saan juba praegu nagu reaalaineid rohkem õppida ja mul on lihtsam, ma arvan, et ülikooli saada. Ma valisin ikka reaalsuuna, sellepärast et eelkõige meeldivad mulle koolis reaalained, füüsika, keemia ja matemaatika. Ma arvan, et see suund sobib sellele õpilasele, keda reaalained huvitavad ja kellega motivatsiooni ja tahtmist on, et ta viitsib neid õppida. Reaalsuunas õppides areneb loogiline mõtlemine ning sa õpid aru saama maailmast palju paremini. Sa oskad siis paremini reaalaineid ja tulevikus läheb enamik ametitest neid reaalaineid kindlasti vaja. Ma saan siia õppida zooloogiat ja ma saan kevadeti vihmaussi lahata. Valige reaalsuund. Mina valisin reaalsuuna sellepärast, et kuna mulle meeldib matemaatika ning reaalis saab õppida laia matemaatikat Elva gümnaasiumis ning tahtsin ka saada süvendatud teadmisi keemias ja füüsikas. Samuti tundus väga põnev just ka loodusosa, kus siis saame praegu õppida retkejuhiks. Meil on väga põnevad retkejuhitunnid, kus siis valmistame retki nii oma vanustele kui ka teistele vanustele, nii õpilastele kui ka täiskasvanutele ning samuti teeme retki erinevates keeltes. Keemia, füüsika, bioloogia õpikoda. Õpikojad on meile väga kasulikud tulevikuks, kuna nendes osalemine annab meile ainepunkte, mis siis kantakse üle Tartu Ülikooli. Loodusgeograafia. Metsas käisime, võtsime mullaproove. Tegime pärast sellest teekonnast kaardi, matkasime 15 kilomeetrit. Ja, kevadel väga ilus ilm oli. Väga lahe oli. Mulle väga meeldis. Meil on ka veel väga põnevad valikkursused Eesti loodusgeograafia, geoinformaatika ja retkejuht. Keemia on preemia. Annab ka väga häid matemaatilisi oskuseid. Need on aidanud elus väga kaugele. Nagu näed, ma olen jõudnud ka teisulasse klassi. Kaugema, nagu ma alguses lootsin. Seal on maailmas saab väga nagu häid elutarkusi, mitte just nagu teaduslikke, selliseid teadmisi, vaid just selliseid rakenduslikke ja selliseid eluküpseks, et sa saad endale igasuguseid läbi kogemust, sa saad igast nippe teada, mis elus läbi lüüa ja... Kui sa ise ikka pingutad, sa võid igale poole minna, aga TTÜ-s selle inseneri õppimisel on arhitektiks. Võid Kohtla-Järve keemiat õppima minna, nagu meie keemiaõpetaja kogu aeg soovitab. Maaülikoolis on palju neid elektroonikaalaseid ja maa-alaseid, geomaatika ja tehnoloogia midagi. Elvast nagu reaalsuunas saaks minna ükskõik kuhu. Pakubki nagu hästi palju eluteadmisi ja selliseid nagu laia silmaringi. Elvas õppida niimoodi, et su telefon taskusse jääb, siis sa saad ükskõik kuhu minna. Mina käin enesekaitsekoolitusel, toimub Tartu vanglas, täitsa ilus võimla on, matide peal saab pool aastat teed boksi, siis pool aastat maadlust. Et täitsa tore on, kuigi natuke kaua aega võtab, aga saab ikka nagu algeliselt saab kõik teada. Sellest saab ühe kursuse kirja. Saab arvestatud kursuse ja mina lähen peale 12. klassi ajateenistusse. Seal ma 11 kuud teenin Viru Jalava padrunis. Ja peale seda, kas suure tõenäoliselt lähen skautspataljoni edasi ikka kutseliseks sõduriks. Et siin, kui valid riigikaitse suunas, aitab see väga kaasa. Kes katsed ma teen TTÜ-sse ja Tartu Ülikooli ja just reaalainete erialadele siis, aga veel nagu täit otsust ma ära teinud ei ole. Elva kool on üliäge. Soome keel. Huvitavad ekskursioonid. Saksa keel. Areneb loov mõtlemine. Väitlus. Briti kultuurilugu. Areneb kirjutamisoskus.
see suund sobib sellisele õpilasele, kellele meeldib palju suhelda. Kindlasti on suur kasu draamaõpetuse kursusel, sest et seal avaneb su suhtlemisoskus ja julgus ja me teeme igast vahvaid asju ja huvitavaid mänge ja harjutusi. Humanitaarsuunaga ja nagu eesti keelega seondub ka nagu teater ja siis, et see annab nagu suuremad võimalused ka teatris edasi õppima minna. Minu suunast on kasu sellepärast, et meil on väitluse kursus ja sealt me saame näiteks palju uusi teadmisi, paremat suhtlemisoskust ja see muudab meid enesekindlamaks. Meie suunas on näiteks hea see, et soome keele tundide ajal me käime köögis ja teeme erinevaid soome toite. Elva koolis on näiteks ülisõbralik koolikeskkond. Meil on suhteliselt väiksed klassid, eriti 12. Ja me oleme kõik üli kokku hoidvad, mis on väga suur boonus. Pluss õppida on ka palju parem väiksemas klassis minul isiklikult. Elva gümnaasiumis saab täiesti piisava hariduse, et minna edasi Google'i kõrgkooli. On hästi palju võimalusi teha sporti nagu vabas õhus. Meil on maratonirada väga lähedal. Me saame talvel suusatada nagu parimates tingimustes üldse Eestis. Humanitaarsuund võimaldab kindlasti edasi õppe minna humanitaarteadusi, aga kindlasti ka näiteks riigiteadust, et tasuks jääda liiga suunapõhiseks. Ma arvan, et Elva gümnaasium võimaldab edasi õppima minna ükskõik millist eriala. Elva gümnaasiumi väga suureks plussiks on see, et ta pakub palju erinevaid valikaineid. Näiteks humanitaarsuuna valikaineteks on soome keel. Kunstiajalugu on meil süvendatud, kõne ja väitlus. Ja näiteks ka mina võtsin nagu kõrval aineks võtsin väitluse ja oleme käinud ühel võistlusel, alates siis sellest aastast hakkas see nagu käima. Ja meil on väga-väga hea väitlusõpetajad ja me saavutasime ühel võistlusel juba 2. koha, nii et ei ole paha võrreldes sellega, et me nagu esimest aastat väitleme. Väitlus annab sulle argumenteerimisoskuse, sa oskad põhjendada oma seisukohti, sa oskad näha maailma mitte ainult ühe nurga alt, vaid ka erinevate nurkade alt. Pluss see annab nagu ülilaia silmaringi, sest et iga kord sa väitled ju täiesti sellisel teemal, mida sa muidu nagu mujal elus ei kohtakski. Sooviks minna Tartu Ülikooli riigiteadusi õppima. Riigikaitse, inimõigused, juhtimisoskused, välilaagrid, enesekaitse, suhtluspsühholoogia, huvitavad ekskursioonid, teadmised Eesti riigi struktuuride toimimise kohta. Otsustasin just siia tulla, kuna see on Eestis ainulaadne suund. Siit saab väga palju eluks vajalikke teadmisi. Sobib õpilasele, kes tõesti soovib õppida ja tahab rohkem Eesti riigi struktuuri ja kaitse kohta teada saada. See suund annab mulle sportlikke eeliseid, kuna tegeleme väga palju füüsiliste välilaagrite ja kõige muuga, kus peab siis füüsiliselt aktiivne olema. Võtke kodanikukaitse suund. Aitäh! Ma olen oma suuna valikuga väga rahul, sellepärast, et see on väga mitmekesine, tore ja lõbus. Selle suuna kaudu saab nagu väga suure kogemuste pagasi. Ma olen enda suunaga väga rahul, et ma saan endale väga palju teadmisi riigikaitse valdkonnas, enesekaitses ja kindlasti uusi kogemusi ka enda praktilistes suunaainetes. Meil on toksikoloogia, kus me õpime mürke tundma, käime välilaagrites, metsas, ükskord olime 36 tunni näiteks.